Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja täna me räägime hirmust. Ja miks ma räägin nii rõõmsa näoga hirmust, on see, et see teema täna hirmust on pigem positiivne. Nimelt, see on minu isiklik kogemus ja väga paljud suure tõenäosusega need, kes on, ütleme, ma ei arva, et need inimesed, kes on juba ärganud, võib-olla paljud nendest ka, aga väga paljud nendest, kes veel magavad ja kes on juba nagu ärkvel, aga veel ei ole, siis mis ma näen? Energia väljas, neil on hirm, aga neil on hirm omaenda valguse ees. Ja mul tuli täna eelmist videot tehes tuli see informatsioon sisse, mul tuli pilt, mulle näidati pilti aastast 2000, kas see oli 8 või 9, 2008 ilmselt. Tuli pilt, mul tuli meenutus sellest, millise ühe meditatsiooni ja kanalduse ma tegin läbi sel aastal, ehk siis 2008, oli see, kui ma olin ise, õppisin reiki meistriks ja tegime läbi reiki seansi oma sünnihetkele. Ja sellel sünnihetkel mina seda seanssi tehes läksingi oma sünnihetke tervendama ja ma tajusin seda, kust kohast oli tulnud minule baashirm, mis on väga paljudel inimestel muide. Mina ei olnud tookord ainuke, ei ole praegu ka nii-öelda ainukene, kes või et väga paljud inimesed tunnevad seda sama baashirmu. Ja oli siis see, et ma läksin selles tervendusseansis, ma läksin omaenda ema üsasse, kus mina olin veel sündimata, aga ma nägin oma ema sünnituslaua peal. Ma nägin seda veneaegset sünnitustuba, kus oli mitu rohelitest kitlitest tädi ümber sünnituslaua ümber minu ema. Ma nägin neid veneaegseid punaseid väikeseid selliseid kahelkive, mis oli natukene ebaühtlaselt pandud põrandale. Tuba oli külm, kõle ja minu ema siis seal sünnituslaua peal ja mina siis oma teadvusega läksin sinna ema üsasse ja ma nägin või tundsin iseennast seal ema üsas ja oli just sündimise protsess. Ma olin selles hetkes, kus ma hakkasin liikuma sünnituskanalist siis välja nii-öelda sellesse füüsilisse reaalsusesse. Ja mis toimus, oli see, et emotsioon, mida ma sel hetkel selle väikese beebina tundsin, oli hirm. Ja mina siis selles protsessis tervendasin seda hirmu. Ja mulle tuli kohe sõnum, ma küsisin endalt, et mis hirm see on. Ja mulle öeldi, ja siis ma sain aru, et ma tegelikult kardan valgust. Ma kardan valgust, ma esiteks kartsin füüsiliselt juba seda valgust, mis need suured prožektorid, mis seal ruumis olid, see selleks, et ma kartsin nagu seda füüsilist reaalsust. Aga tegelikult mulle anti teada, et ma kardan omaenda valgust. Mulle öeldi, et mulle anti selles olukorras teada, et ma ei pea üldse kartma. Mulle öeldi, et Kaia-Liisa, sa ei pea seda valgust kartma, sest sina oled ka valgus ja sina oled armastus ja sinu vägi ja sinu armastus on suurem kui ükskõik mis muu väline selles maailmas, kuhu sa sünnid. Ja sa oled absoluutselt kõigeks võimeline ja sa oled võimsam olend, kui sa oskad arvata, kui sa sellesse füüsilisse kehasse tuled. Ja mul hakkavad pisarad endal voolama täpselt nii, sest ma läksin praegu sellesse olukorda tagasi, kus ma olin 2008 ja mul 2008 mul hakkasid ka pisarad voolama, sest ma mõistsin esimest korda,
et me kõik, mitte ainult mina, vaid et me kõik inimesed oleme valgusolendid, kes me oleme valinud tulla siia madalamasse sagedusse, sellesse füüsilisse reaalsusesse kolmandas dimensioonis ja tegema selle läbi, sest me oleme niimoodi valinud ja meil on vajalik olla siin täpselt sellisena, nagu me oleme. Ja kõik see informatsioon, mida mulle hiljem anti läbi selle valgustumise kogemuse, kes teavad ja on minul seda lugu kuulnud, siis see veel kord kinnitas seda, aga mulle tuli täna see informatsioon, et ma pean selle teile edasi andma, sest kui on keegi, kes seda videot praegu vaatab ja kellel ka on see baashirm, mingi hirm lihtsalt tuleviku ja kõige ees, siis teile teadmiseks ka, et võib-olla te saate läbi selle minu sõnumi kontakti omaenda selle sisemise tarkuse omaenda juhendajatega ja teil tekib täpselt seesama teadmine, et me kõik, nii mina kui ka sina, kes seda videot vaatad, me oleme valgusolendid. Ma täiesti teadlikult olen hakanud ütlema valgusolendid, sest on aeg sellisel viisil iseendast mõelda ja kõikidest teistest ka mõelda, kaasa arvatud nendest, kes veel magavad. Me kõik oleme valgusolendid. Meil lihtsalt on erinevad tempod praegu siin antud ja meil on erinevad rollid, mida rohkem meile üritatakse justkui nagu takistada, seda suurema, eredama leegiga meil on võimalik särada ja muuta ära oma teadvus ainult siin kahe kõrva vahel, mitte kuskil mujal ja meie reaalsus, füüsiline maailm muutub läbi selle. Nii et see oli mu tänane sõnum, et me oleme valgusolendid ja meil on suure tõenäosusega hirm omaenda väe ees ja need, kes magavad, nendel, nagu ma hakkasin rääkima, sellest tegelikult jutt läks teisele teemale, et need, kes veel magavad, nendel on eriti suur hirm oma valguse ees, sest pole õrna aimugi ja nad alateadlikult valivad praegu mitte iseendale või sellele valgusele otsa vaadata, sest nad ei ole veel seal. Aga sel hetkel, kui nad sellest teadlikuks saavad, siis uskuge mind, me kõik võtame nad väga suure rõõmuga vastu ja meie galaktiline perekond teeb seda täpselt samamoodi. Et meil on võimalik olla kõik, tegelikult oleme tänaseks juba kogu kõikide galaktikate superstaarid, sest meid vaadatakse ja meile hoitakse niimoodi pöialt ja mida rohkem me mõistame seda ja mida rohkem me näeme seda läbi, sest lähimad nädalad hakkavad järjest rohkem inimestele seda kõike näitama otse ilma vahendajateta, nagu mina või paljud teised valgustöötajad, siis on meie kõigi võimalus selles olukorras olla ja särada kogu oma väega, kogu oma armastusega, kiirata nii, et ei jää mitte ühtegi tumedat või tumedamat laiku siia planeedile Maa, et me oleme võimelised tooma läbi selle oma valguse kiirgamise kõik need, kes veel magavad praeguseks hetkeks tõmmata kaasa sellesse uude reaalsusesse ja uuele planeedile Maa. Nii et võt sellised toredad sõnumid tänaseks ja peatse nägemiseni jälle uute teemadega.